Hei, hei! Ja täna ei ole esmaspäev ega ei ole kohvipaus. Meil on hoopis uus väike sari, mis siis on virtuaalassistent fookuses, mida virtuaalassistent teeb. Ja me kutsusime selle laivi üles seetõttu, et me tahtsime oma virtuaalassistentide VIP-klubi kogukonnale anda võimaluse oma teenuseid tutvustada. Ehk ka seeläbi saate teie, kes võib-olla virtuaalassistendi teenust vajate, paremini aru, millega VA tegutseb ja võib-olla siit leida ka endale sobiv koostööpartner. Ja mul on väga hea meel tervitada Epp Hammerit, kes on siis selle otsa meil lahti teinud, kes oli see julge hunt, kelle rind on rasvane. Ja Epp siis täna põgusalt räägibki meile, kuidas ta jõudis virtuaalassistendi tööni, milliseid teenuseid ta pakub ja üht-teist siis veel jagab. Aga Epp, alustamegi siis sinu tundmaõppimisest. Kindlasti publikule meeldib kuulata, et kes sa oled ja kuidas sa üldse jõudsid virtuaalassistendi ametini. Ja tere kõigile. Kui tore on esimesena ots lahti teha. Mina olen Epp ja ma olen tänaseks virtuaalne assistent olnud 4,5 aastat umbes. Ma olen tegelikult lisaks sellele veel ema 2 pisikesele tüdrukule ja abikaasa. Ja siis VA-ga seoses ka ettevõtja, täna iseendale tööandja. Ehk siis tegelikult VA amet on mul põhiline leib, kus ma töötan, on ju. Ja kuidas ma sinna jõudsin, on tegelikult see, et Liina Ostumaa, kes kunagi assistendikooli alustas, eks ole, tegi ise seda ametit ju algul. Ja tema tiim hakkas ühel hetkel kasvama ja ta otsis endale inimest. Ja mina rõõmsasti mõtlesin, et beebi kõrvalt väga hea, teen väikest otsa. Ja kandideerisin ja sain tema juurde nii-öelda siis talle koostööpartneriks, et aidata temal siis teie kliente teenindada ja sealt see alguse sai. Et nii ma sinna jõudsin. Seda ma siis tegema hakkasin ja hiljem siis põhitöö kõrvalt, et nii ma sinna jõudsin. Kas võib siis öelda, et sa oled ka üks esimesi virtuaalassistente? Ma päris, kui Liina kõrvalt alustada, siis üks esimesi, jah. Aga mis sind nüüd kõige rohkem võib-olla köitis selle virtuaalassistendi töö juures? Ma saan aru, et see on jah, hea niisugune paindlik ja lisatöövõimalus, eriti veel väikeste laste kõrval. Et sa käisid nagu ju veel palgatööl ka, et kui sa alustasid? Ma siis tegelikult ei käinud palgatööl, et ma tegin seda täiesti beebi kõrvalt. Et mul oli beebi kõrvalt ka enne väikseid otsi, aga mõtlesin, et see oleks niisugune nagu, et ma siis ei ole päris tööst nagu kaugel. Ja teine asi oli see, et see oli uus valdkond, see oli ettevõtlus. Sest me oleme ettevõtjatele enamasti toeks, et avalikus sektoris me paljugi ei tööta, kui minu põhikoht ju tegelikult oli avalikus sektoris. Siis oli see huvitav nagu selles mõttes, et ma sain teistmoodi valdkonna juurde minna appi. Ehk siis näha, kuidas seal asjad käivad, mis oli ka väga põnev. Ja ikka peamine tegelikult tollel hetkel oli see, et ma saaksin pisikese beebi kõrvalt midagi muud teha. Mingeid uusi asju näha. Et see ei ole, ja seda endale sobivas mahus, endale sobival ajal ja nii edasi. Need olid kõige paeluvamad asjad tegelikult. Kas sa sel hetkel mõtlesid ka selle peale, et see võikski olla selline põhitöökoht, mida sa tegema hakkad, või ehk, et kas sul oli üldsegi mõttes see, et sa ühel hetkel enam seda põhitööd ei tee, vaid sa hakkadki virtuaalassistendiks? Ei olnud. Ei olnud? Ei, siis ei olnud jah, sest mina kujutasin siis ikkagi ette, et ma ikka lähen tööle tagasi ja no ma läksin ka. Aga, et ma ikkagi väikselt niimoodi kogu aeg töö kõrvalt lihtsalt midagi teen. Et nagu mul ei olnud kunagi mõttes, et ma üldse ettevõttegi loon, kuhu ma olen tänaseks jõudnud, on ju. Aga jah, oligi selline lihtsalt, et tema jääb mulle lisatööks. Aga millal sul tundus siis või millal sul käis selline plõks, et ei, et nüüd ma tahaksin ikkagi jääda selle virtuaalassistendi ameti peale ja kus sul tuli see julgus üldse, et tehagi lõpparve oma siis turvalise palgatööga? No tegelikult see oli selline asi, mis küpses, sest ütleme niimoodi, et ma olin juba 2 aastat siis seda teinud niimoodi kõrvalt ja neid kliente ikka tuli juurde ja huvi ikka oli ja ma ise nagu justkui ei pidanudki väga midagi tegema, on ju. No mõnes kohas siin-seal hõikasid, et saan aidata või teha või olla, aga see tegelikult tuli sellest, et ma läksin tagasi palgatööle. Mul olid lapsed, ma olin vahepeal lastega kodus olnud, läksin sinna kohta tagasi ja ma sain aru, et ma ei taha,
seal on nagu aeg möödas minu jaoks, et sealne ei paelunud enam, ei tõmmanud enam, see oli teistmoodi, ma olin sellest välja kasvanud. Lisaks sellele, et noh, nagu naistel ikka, et kui sa lähed tagasi, siis see ei ole ju sama koht, kuhu sa tagasi lähed, onju. Need inimesed seal ümber ei ole enam samad, kõik, noh, üldine dünaamika on muutunud, onju. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et okei, et otsiks endale siis mingi hoopis teise koha, mingi poole töökohaga ja nii edasi, nii edasi. Hakkasin mõtlema, et aga oota, kui ma tegelikult endale kliente juurde enda kliendibaasi nii-öelda suurendan, et siis ma tegelikult saan endale ise ka töökoha luua. Ja siis ma saan ikkagi natuke rohkem ka ise valida, et kuidas selle haigete lastega kodus olles tööd teha ja kõik see, et ma tegelikult ei kaota otseselt mitte milleski. Ja mida aeg edasi, siis eelmise aasta lõpus oli nagu see koht, kus mõtlesin, et aga ei, rohkem ma enam edasi palgatööle ei käi. Et ma nui neljaks, ma siis lihtsalt leian endale selle suurema kliendibaasi, millega iseseisvalt hakkama saada. Ja nüüd, kui me juba klientideni jõudsime, siis oleks väga põnev teada, millised on siis need teenused, mida sina oma klientidele oled pakkunud või pakud ja kas sul on mingid niisugused konkreetsemad nišid, et mis on see probleemi võrgustik, mida sa klientidel oled lahendanud või oled valmis lahendama? No ma tahaks öelda, et ma olen selles osas veel täna täitsa ikkagi hunt kriimsilm, et lähtun sellest, mis probleem kliendil on, et kui tal on vaja kedagi, kes kliendi suhtlusega tegeleks, siis seda ma teen. Kui tal on vaja keegi e-kirjade automatsiooni üles ehitaks, siis seda ma teen. Kui tal on arveid vaja sorteerida või väljastada, siis seda ma teen. Ehk siis noh, tegelikult täna ikkagi lähtun sellest, mis on kliendi suurem mure, kus ma saan tema aega vabastada, millelt tema fookus ära võtta, et tema saab kuhugi mujal oma selle jõu ja energia suunata. Aga jaa, et see ja noh, nende varieeruvus on selline äge, mis mulle meeldib, et need tegelikult erinevate klientide vahel on väga huvitavad, erinevad ülesanded täiesti võivad olla. Too mõned näited, millega sa näiteks praegu oma klienti aitad. No praegu ma jah, teengi näiteks arveid väljastan, onju, või koostan, kontrollin nende maksmist, tuletan nende maksmist meelde. Ehk siis võlglastega tegelen, e-kirja automatsioon ehitan ülesse, maandumislehti teen. Mul on ühe kliendi juures selline koostöö juba tekkinud, et seal ma viin ka veebiseminare läbi. Või siis juba võtan üle selles mõttes nagu laiemalt, et aitan tal ka neid mingisuguseid koolituse tugigruppe läbi viia, et selline natukene juba nagu keerulisema astmega võib-olla, mitte enam nii alustava VA ülesanne ja ka mitte just alustanud koostöö ülesanne, et see on juba pikaajalisem koostöö. Aga muidu jaa, aitan Excel tabelites andmeid sorteerida, kuhugi importida, eksportida, et sellised asjad, mida veel hea näitena tuua. Noh, ikkagi koolituspäevade toetamine. Näiteks praegusel juhul on mul üks klient, kellele ma siis olen nii-öelda hooajaliselt abiks koolituspäeva läbiviimisega. Nad teevad seda veebis ja ehk siis Zoomis nii-öelda olla back-up lihtsalt tehnilise toena, et vajutada õigel ajal õigeid nuppe. Ja see just koolituste taustajõuks olla, see ei ole sugugi tegelikult lihtne, et kui see koolitaja või coach peabki üksinda olema, siis neid asju, mida jälgida on päris palju, ehk et ühe VA abi sobib nagu rusikas silmaauku seal täiesti ära. Et kas sa võib-olla oskad öelda mulle ka või äkki sul ei olegi sellist asja, et mis on võib-olla populaarsem teenus, mida sa kasutad või pakud? Või kuidas sul klientidega nüüd läbi aegade on olnud, et mis see nagu võib-olla, mida sa kõige rohkem oled pakkunud? Kliendi suhtluse korraldamine selles mõttes, et kui keegi ikkagi pöördub, siis selle lahendamine, selle pöördumise lahendamine, et kas siis talle vastata, otsida talle see info, mida ta vajab, mille osas ta on pöördunud, on ju. Et see täna on mul ikkagi kõige nagu suurema osakaaluga kõigi klientide puhul tegelikult. Kui sa nüüd mõtled, et sa teed need asjad kõik ära, aitad klienti, et siis kuidas see sinu teenuse kasutamine kliendi elu teeb lihtsamaks? Mis väärtust sa lood talle?
ta ei pea selles osas muretsema, kas klient saab teenindatud. ehk siis kui tema, noh, ehk siis tema klient saab kindlasti vastuse sellise, et ta oleks nii-öelda tagasitulev klient et seda väärtust, et tema ettevõtte teenus on ikkagi kõrgetasemeline, selles osas on nagu selle väärtuse, teenuse väärtuse hoidmine minu ülesanne on nagu kindlasti aitab seda hoida. Ehk tegelikult siis võib öelda, et VA ei ole lihtsalt tööde ärategija, vaid ta on ikkagi päriselt tõsiseltvõetav koostööpartner, kes seisabki hea selle eest, jah. et klient saabki ära anda selle vastutuse ehk VA võtab selle vastutuse üle, ehk tal on see oma töölõik, mille eest ta vastutab, on ju, et see on. Jah, sa võtad võib-olla selle 5 minutit sellelt inimeselt üle ja, aga ta saab selle 5 minutit vabastada millegile muule. Võib-olla uue koostöö sõlmimiseks, võib-olla millegi jaoks, kuhu sind uuesti kaasata. Et luua mõlemapoolset väärtust, jah. Kas sinu kliendid armastavad ka selliseid ajurünnakuid sinuga läbi viia, ehk siis nagu peegeldada ja mõtteid vahetada, et kuidas veel paremini saaks? Ja me teeme ikkagi seda ka, et kui kliendil on, noh, et mismoodi sina arvad, et kuidas võiks olla, kas see võiks nii olla, et täna ma olen ka nagu ise avastanud, et ma olen rohkem ka selline ühel hetkel kaasarääkija, et vaata, konkurendid teevad nii, vot meil tehakse nii ja ma ikkagi püüan ka oma klientide vahel seda kogemust jagada, et kuidas keegi teine teeb, et noh, et siis nad saavad mõelda, et kuidas, vot selle juures ma teen niiviisi neid asju, noh, mis sa arvad, et kas sul nagu see võiks kuidagi klappida sinu asjadega ka, Mhm. et seda ühtlustamist pakkuda. Ja mulle praegu sinu vastusest tundubki see, et virtuaalassistent tänu sellele, et ta teeb mitmete klientidega koostööd, tal on selline teadmiste pagas, Mhm. mida ta saabki tegelikult edasi jagada oma teistele klientidele. Kuid noh, muidugi sellisel määral, kus ta ei Mhm. avalda mingeid ärisaladusi ja asju, aga lihtsalt klient ei pruugigi jõuda üldse selle infoni üksinda, jah. sest tal ei ole aega sellega tegeleda. Aga virtuaalassistent kasutab väga palju erinevaid tööriistu ja oskuseid, et mida sina igapäevaselt kasutad? See on põnev kuulata ja võib-olla keegi saab mõne nipi, et ka endale kasutusse võtta. No vot, see nimekiri on, ütleme niimoodi, et kui seda nimekirja on hakata ette võtma, siis see on nagu, läheb 3 lehekülg. No ma ei kujuta ette, kui mitu lehekülge see pikk on ja ilmselt teevad seda kõik VA-d, et see on nagu täna ainult kasvab ja kasvab. Mhm. Topis täna ikkagi, nagu meil sinuga just enne siin vestluses juttu oli, et on AI ja sellega tuleb kaasas püsida. Selle kasutamine, nende erinevate kasutamine kusjuures veel, et sa peaksid ikkagi oskama lisaks chat-GPT-le veel midagi kasutada, et oma tööd efektiivselt teha ja kliendile väärtust pakkuda. Kujundus, Canva on kindlasti see, millega ma ikkagi tööd teen, sest sotsiaalmeediat aitan ka mõnel juhul hallata. Noh, veebiplatvormid, veebilehed, eks ole, WordPress on üks minu lemmik nii-öelda, et sellega, see on minu igapäevane tööriist. Google rakendused ja noh, emaili turunduse platvorm, minu spetsialiteet selles osas on Git kindlasti, sest teistega ma võin öelda, et ma pole isegi kokku puutunud, sest mul on kuidagi läinud nii, et kõik minu kliendid toimetavad selle peal. Aga mis ei tähenda Need on seda, siuksed peamised asjad. mis ei tähenda seda, et kui sulle tuleb klient, kes soovib võib-olla mõnda teist meilituru Ja. platvormi, siis kuna sul on olemas kogemus ja põhimõtted on ju kõigil platvormidel enam-vähem samad, siis sa oled valmis selle endale ka selgeks tegema, on ju. Just. Aga kas sa praegu oskad öelda näiteks sellist asja, et kas on mingisugune tööriist, mis on nagu sinu ja sinu kliendi aega kõige rohkem kokku hoidnud? Keeruline isegi öelda võib-olla. ma just mõtlesin, sa ütlesid enne nagu ai, et kas ai tulek on kuidagi oluliselt kiiremaks mingeid asju teinud? Ja no, ikkagi seda sotsiaalmeedia sisu loomist teeb oluliselt kiiremaks, jah. Sest või näiteks ühe kliendiga meil on siiamaani, tal on iganädalane uudiskiri on ju, millega on siis video kaasas ja selle pealt oleme alati blogiartikleid kirjutanud. Noh, täna ma ilma AI-ta neid blogiartikleid siiski ei kirjuta, sest see hoiab kõvasti aega kokku. Kui mul ennem läks selle blogiartikli kokkupanemise jaoks umbes mingi 2-3 tundi, sest ma pidin nagu aru saama, millest ta räägib ja selle ilusti kirja panema ja selle üles panema ja sinna juurde veel kujundused tegema, siis see võttis väga palju aega. Täna ma teen selle 40 minutiga ära.
onju, lasta Mhm, tal transkriptsioon luua ja selle pealt kõik vajalik, onju. et see on ikka. mhm, pluss mhm. noh, ta võimaldab ju täna automatsioone ka teha juba. jah, et sul ei ole seda hirmu, et ai tuleb ja võtab sinu töö ära. ei, seda hirmu mul ei ole, pigem mul on hirm, et ma võib-olla jään natuke jalgu sellele, et ma ei jõua neid oskusi nii kiiresti arendada, kui ai areneb ees, onju. ma inimesena jään natuke võib-olla selles osas jalgu. see on ainus hirm, aga seda, noh, selle jaoks peab ise tegelikult tööd tegema. Mhm. Et alati on inspireeriv kuulata ka kuulda mingeid konkreetseid lugusid, et näiteks milline on olnud sinu lemmikprojekt või klient ja miks? Ma saan aru, et sa kliendi nimesid välja ei too, aga lihtsalt võib-olla see valdkond, kus sa oled siis tegutsenud ja mis on sulle nagu väga südamelähedane olnud. Huvitaval kombel on tegelikult minu kliendid enamasti kõik koolitusvaldkonnas. nii et nad tegelikult tegutsevad kõik justkui ühes valdkonnas. Üksainus klient on, kes on natuke teisele poole. aga ma ei tea, mul on kõik kliendid minu lemmikud, onju, ega justkui kõik projektid oleks lemmikud, sest veana meil on võimalik ikkagi valida, kellele ja mismoodi me seda teenust teeme. aga võib-olla üks siukseid, noh, nagu enne tõin, et selline online kursuste toetamine on ikkagi minu selline nagu lemmiktegevus olnud, et see tegelikult, sa oled üks väga väike detail ühes tegelikult päris suures protsessis, onju. ja see, kuidas see mõjutab sinu kliendi müügitulemusi näiteks või midagi, see on väga oluline. et see on väga lahe minu jaoks, et mulle see veebis, kas seminaris siis toetamine või siis koolituse toetamine on nagu minu lemmik, ütleme selles mõttes, et sa saad olla see pisikene väike tark aju sealjuures ilma aitasid. onju. Ja ma olen täitsa nõus sellega, et mina ka täna ei kujutaks ette, et ma peaksin kõiki asju üksi tegema, et mul on ka tiimis ikkagi virtuaalassistendid ja see on lihtsalt niivõrd hea kogemus, sest vahel on asjad tehtud ilma, et ma jõuaks märgatagi või vahel tullakse ise selliste mõtetega ja noh, see on nii oluline tegelikult, et klient saab keskenduda oma põhitegevusele, on need siis kliendis uute koostööde kokkuleppimine või strateegiad. et see on aga hästi oluline, aga virtuaalassistendi rollist on tegelikult paljudel oma arusaam. mis on see üks asi, mida sina sooviksid, et kliendid virtuaalassistendi töökohta rohkem mõistaksid? Et me päris isetoimivad ei ole. võib-olla seda, et tegelikult, kui sa nagu VEA võtad või virtuaalse assistendi võtad, et siis, et sa pead talle sisendit ka ikkagi andma ja sa pead mõtlema temast kui oma tiimiliikmest, sest muidu ta ei anna sinu ettevõttele siiski väärtust, ta ei suuda sellega kaasas käia. ja veel eriti hea oleks, kui ikkagi nagu sügavalt ikkagi avad seda teemat ja valdkonda, kus sa oled, et noh, okei, mingi asi läheb ajaga, saab ta need teadmised, oskused, aga mida varem sa teda nagu sinna sisse integreerid kui meeskonnaliiget, seda kiiremini ta suudab sulle väärtust ja ka panustada proaktiivselt, ehk siis ta oskab protsesse võib-olla ette näha, mõelda ette asju. et kui ta tegelikult ei tea ja ta ei saa sinult ka vastuseid, siis noh, siis ta kahjuks ei saa sulle väärtust luua. mitte sellepärast, et ta saamatu oleks, vaid lihtsalt sellepärast, et tal puudub taustateadmine. See ongi selline kommunikatsiooni koht ehk väga avatud kommunikatsioon, sest et me keegi ju tegelikult ei tea, mis teise inimese peas toimub. just, ja seda enam, et me toimetame virtuaalselt, et kõik need laused, mis me kas kuskile sõnumisse paneme või midagi, need omavad hoopis teist tooni. võib-olla, kui me seda vahetu suhtlemisena saaksime, et see on hästi oluline, et see oleks olemas, jah. ja et siin on kohe, mul tekkis ka mõte, et ega see, et ollakse virtuaalselt koostöös, ei tähenda, et tiimikoosolekuid ei võiks olla. minu meelest see on just. üks suur asi, mis peaks olema ka virtuaalsetel tiimidel. nii, ja kui nüüd keegi kuulajatest mõtleb, vot Epp on just see inimene, keda ma oma tiimi tahan, siis kuidas saaks sinuga koostööd üldse alustada? minuga koostööd saab alustada, noh, peamiselt tegelikult oleks hea, kui saaksid kodulehe kaudu, mille info, ma saan aru, et liigub ja. siia alla. Mhm. et sealt siis broneerida kõne 30 minutit, teeme selgeks, mis on sinu vajadused ja kuidas mina saaksin aidata. Mhm. ja mis on siis kõige efektiivsem.
et kodulehe kaudu või siis tegelikult on ka Facebooki leht, mille viite tuleb täpselt samamoodi siia vestluse alla, eks ole. et Facebooki lehel on ka kõik minu konto kontaktid olemas, kust saab siis minuga ühendust võtta. võib mulle muidugi ka isiklikult Messengeri näiteks kirjutada, kui see on sinule kõige mugavam. Jah, või ja mulle helistada. tundub, ja mulle tundub vist see ka, et isegi kui klient võib-olla päris hästi ei adu, et kas tal just. üldse oleks vaja või et ta isegi ei tea, et mis need oleks need tööülesanded, et siis kõne tasub ikkagi teha, sest virtuaalassistent oskab õigeid küsimusi võib-olla küsida, sest tal on lihtsalt Mhm. kogemus, on ju. Just. Et kui sul tekib mõte, et sa tahaksid ikkagi Mhm. proovida katsetada, siis võta tõesti ühendust. Aga me ei saa ka tulevikust mööda minna. Ehk siis, mis on sinu järgmine unistus või sinu unistus või järgmine samm virtuaalassistendina? mul on selline, tegelikult juba tükimat aega on ikkagi selline unistus, et mul oleks sarnane tiim, nagu kunagi mina alustasin, minu enda oma, kes teenindaks siis võib-olla suuremal hulgal kliente, et see on selline kuklas elav kusagil, ma tihti tema peale võib-olla ei mõtle, aga see võiks olla selline potentsiaalne samm edasi. Väga-väga põnev. Ja see on nagu oma tiimi loomine on, sa jõuad siis lihtsalt rohkem kliente Mhm, aidata. Ja kui on mhm, üks meeskond, siis see hingab ilmselt ka ühte rütmi ja kõigil on ühesugused väärtushinnangud. Aga just. kui me nüüd räägime ka mõnest oskusest võib-olla, mida sa juurde tahaksid õppida. Eh, nojah, juhtimisoskus on kindlasti üks, mida mul siis vaja on. Ehm, aga võib-olla noh, digitaalsetest oskustest ikkagi jälle, ma ütlen, et ai on see valdkond, kus ma täna pean järgi jõudma. et see on oskus, mida tuleb mul arendada, et seal see ja võib-olla enesekehtestamise poole pealt on selline nagu rohkem enesearengule suunatud, et ma suudaksin selle meeskonnaga siis üleval hoida ja koos hoida, et mitte liiast laiali lasta. Need on igati asjalikud soovid ja vaadates just seda, mida sa oma unistusena praegu rääkisid, et aga kõik need asjad tulevad ikkagi ju praktilise töö käigus, nii et sa ikka selle sammu pead hakkama ära tegema, vaikselt kuskile paberilegi kirja panema. ja see on paberil on ta juba kirjas, ta lihtsalt ootab seal ilmselt oma õiget, ma ei tea, hetke või midagi. et ma loodan, et kui ta on kirja pandud, sest tegelikult ka minu veeaks saamine ehk siis täiskoormusel endale tööandjaks olemine sai paberile kirja pandud, sai ka konkreetse kuupäeva ja tähtaega pandud. ja paraku see asi läheb täpselt nii. Mhm. et kui sa paned ta kirja, siis ta läheb nii. Nii kipub olema. kas sa, Epp, tahad meile veel midagi öelda, mis võib-olla jäi kripeldama, mida ma võib-olla ei küsinud, aga sa sooviksid jagada? otseselt küll mitte, aga ma arvan, et kindlasti mitte seda, et ärge kartke virtuaalse assistendi võtmist või kaasamist, kui see koostöö läheb toimima, sa saad endale suure väärtuse, kui ei lähe, ei juhtu ka mitte midagi. ja samamoodi virtuaalse assistendina, kes täna on võib-olla selles kohas, et tal on mõni koostöö, mida ta võib-olla ei taha üleval pidada, on ju, siis alati on võimalik lõpetada ja see ei tähenda, et seesama klient ei võiks sulle ühel hetkel teistmoodi tagasi tulla. et mina olen selles kohas olnud ja ta tuleb, kui ta peab tulema. Mhm. nii et olge julged ja tegelikult alati küsige. avatud suhtlemine, avatud võimalused, kõik see. jah, ja mina nii virtuaalassistendi poole peal kui uut klienti otsides või ka kliendi poole pealt, kes otsib virtuaalassistendi, ma kohe ütleksin teile küsimuse, et mis on kõige hullem asi, mis saab juhtuda? Mhm. No halb on see, et istud ikka oma hunniku otsas ja oled läbipõlemise äärel. hea on see, et võtad koostööpartneri ja lendad võib-olla niimoodi, et sa poleks isegi osanud arvata. aitäh, Epp, et sa tulid ja jagasid oma lugu ja kogemusi virtuaalassistendina. et mul on ikkagi tunne, et siit juba hakkab aimdus saama, millega virtuaalassistent tegutseb. kõik, kes soovivad EPUga koostööd teha, siis jagasime siia kommentaaridesse lingid, saate ilusasti temaga ühendust võtta. ja kui täna võib-olla see tunne ei ole päris õige, siis jätke lihtsalt meelde, tulge vaadake uuesti siit grupist seda live-videot ja võib-olla käib see klõks ära ja saategi EPUga koostööd. aitäh kõigile, kes täna kohal olid, küsimusi esitasid. kui sa vaatad järgi, palun anna meile ka sellest märku ja kohtume järgmises VA Fookuse laivis.
ma ei oska öelda, kas see on järgmine reede, igatahes jälgige meie kuulutusi ja lihtsalt see saab olema reedene päev, aga vaatame, kuidas VIP-klubilised on usinalt oma teenuseid jagamas, ehk siis täpselt nii, kuidas meil tuleb broneering, nii tuleb ka see live. aitäh, kes kohal olid ja mõnusat reede jätku teile. Tšau. tšau.